kuidas selline glamuurne baar nüüd valmis tänaseks, et milline rätsepp ja milline ilutegija? Iiris. Iiris Janveerilt sai, mina võtsin Kleidi ja sina võtsid ülikonna Antoniult. Jah, Antoniult. Ja Miiki tegi Vanemuise teatri Grimeeria Erle Vannus ja soenguga. Ja kuidas programm tundus, et kas oli nagu pikk või et ma näen, kingakesed on käes, et natuke need jalakesed said vatti, aga kas midagi jäi nagu kripeldama ka või oli kõik nii, nagu peab? Ei, programm oli tipp-topp, selles mõttes teistmoodi lihtsalt kui eelmistel aastatel. Jah, pidi palju seisma, aga see-eest oli tummine kogu see kontsertetendus ja nagu nad ise ütlesid, muusikaline rännak oli igas mõttes. Jah, oli selgemaid asju, oli hämaramaid, jah. Ja väga tore oli ja õhkkond on palju vabam näiteks kui eelmine aasta oli, et kuidagi selline mõnusam peomeeleolu on. Mulle tundus ka, et inimesed tundisid ennast vabamalt, kuigi võiks öelda, et see on väga pidulik ja selline ümmargune number. Aga kuidas näitlejate töö tundus, et kas sina oleksid paremini teinud? Oleks kindlasti palju paremini. Mitte midagi oleks paremini teinud. Ei oleks osanud. Ja kuidas kodune taustajõud siis praegu toimib, et ma tean, et kodus on pisikesed niiviisi, kes vajavad hoolt ja kas teil ka jagamine käib võrdselt, et kes nüüd vahetab mähkmed? Ma ei tea, kuidagi jooksvalt käib, et raskem on see psühholoogiline kasvatamine 2-aastasega ja selles on Hendrik tugevam. Et meil on koostöö. Maria on ikkagi selles mõttes rohkem kodus. Maria on praegu, meil on väike on 4,5-kuune ja Maria on temaga põhilisa ja mina käin tööl, aga ei, me katsume ikkagi jagada. Et soovitate Anne Stiili lugejatele, et võib küll niiviisi planeerida? Loomulikult. Võib küll, jah. Hea mees peab olema, siis on võimalik.